Tere varast pärastlõunat minu poolt ka. Nagu Lauri kenasti tutvustas, minu nimi on Kadri, ma juhin Tehnopol Startup Inkubaatorit ja just tulen ka NATO Diana kiirendi lansseerimisürituselt, ehk siis ka seda kiirendit siis Eestis veame Tehnopoli poole pealt ja oleme avamas. Nii et täna räägin küll küberkiirendist teile, aga mis see kiirendi üldse on või mis loomaga on tegemist ja kuidas temast abi saada, siis see kindlasti laieneb ka Dianale ja lõpuosas, kui teil on siis ka selle kohta küsimusi, siis küsige julgelt. Aga hakkame siis peale. Tõepoolest selline asi nagu küberkiirendi on siis RIA, Tehnopoli koostöös turule toodud ja kõikidele startupidele siis ka kandideerimiseks tegelikkuses veel sellel suvel avatud. Aga enne kui me kiirendist räägime, siis räägime natukene Tehnopolist ka, sellepärast, et miks te peaksite üldse mind siin kuulama ja usaldama kõike seda juttu, mida mina siin räägin, mida mina kah tean. Natukene tean, ehk Tehnopol on tegelikult läbi kasvufaaside ettevõtteid aidanud juba 20 aastat, alates päris pisikestest ideepoegadest kuni siis startupideni, sellised keskmise suurusega ettevõtted kuni suurkorporatsioonide innovatsiooniprogrammideni välja. Praegusel ajal toetame näiteks Enefiti nende sisemise innovatsiooniga, ehk siis kuidas meie kõigi elektriteenused võiksid innovaatilisemalt jõuda inimesteni. Selle aja jooksul siis nii nagu arenes üldine ökosüsteem, arenes ka startup ökosüsteem ja umbes dekaadi ehk 10+ aastat oleme me toetanud siis Eesti startup ettevõtjaid, mis toimetavad pisut teistsuguse mudeli alusel, kui võib-olla siis nimetagem traditsioonilised ettevõtted, ehk siis see riskitase on hoopis teistsugune, see ambitsioon, skaleeritavus on hoopis teistsugune ja mis seal salata, ka rahastused on hoopis teistsugused startupide puhul. Ja selle dekaadi jooksul oleme me enam kui 600 uut ettevõtet siis turul aidanud, ehk siis enam kui 600 toodet-teenust erinevates vertikaalides, valdkondades on siis turul. Igal aastal praegu läbi erinevate kiirendiprogrammide aitame me siis umbes 100 uut ettevõtet turule. Ja kui Startup Estonia keskmine statistika ütleb, et igal aastal luuakse üldse Eestis vahemikus selline keskeltläbi 120-130 uut startupi, siis päris paljud neist käivad tõepoolest moel või teisel meie programmidest ka läbi, nii et päris hea ülevaade on sellest, mida siis Eesti ökosüsteemis startup valdkonnas toimub ja mitte ainult Eestis, vaid see kiirendid on iseenesest avatud ka kõikidele teistele ettevõtlusega tegelejatele, mis tähendab seda, et keskeltläbi 30% siis kiirendites on ka asutajaid väljaspoolt Eestit. Mis meie jaoks on hästi oluline, on see soovitusindeks, ehk siis me mitte ei taha ainult ettevõtetele hoogu juurde anda ja neid kiirendada, vaid päriselt loodame, et nii ka siis läheb. Ja kui nii siis läheb ja nad tunnevad, et nad on sellist võimendust juurde saanud, siis kui teenus on kvaliteetne ja hea, siis reeglina soovitatakse seda ka teistele ja nii on õnneks meie puhul samamoodi läinud. Kui ma rääkisin riskidest startup-sektoris, siis riskid on tõepoolest suured, ehk siis me kõik oleme ilmselt lugenud ajakirjandusest startupi edulugusid ja mõelnud, et kuidas see saab võimalik olla, et kuidas nii kiirelt saab nii võimast ettevõtet üles ehitada. Ja teiselt poolt olete te kindlasti lugenud ka neid lugusid, kus rahavooliselt nad võivad olla tegelikult hoopis negatiivsed, ehk siis nad kasvavad kiiremini ja kulutused on suuremad kui nende tulud ja kuidas selline ärimudel üldse siis toimib. Kui teil on selle kohta küsimusi, küsige rõõmsalt lõpuosas, seletan hea meelega. 80-90% startup ettevõtetest ei osutu edukaks. Lihtsustatult eesti keeles öeldes tähendab seda, et surevad ära, ei jätka tegevust. Meie puhul on siis ellujäämismäär sinna 6-70% vahele, nii et tegelikkuses on matemaatiline tõestus selle kohta, et kui sa kuulad teisi inimesi, meie puhul nutikaid mentoreid, keda meil on väga palju, siis see tõenäosus tõuseb tegelikult kordades, et sinu äri saadab edu, sa ei pea ise kõiki karisid läbi käima.
Ja üks väga selge väärtuspakkumise osa, mida me siis oma ettevõtetele pakume, et täna me räägime küll siin rohkem sellisest grantrahastuse poolest, on siis ka erakapitali investeeringud, sest startup ettevõtted reeglina ei ole väga hästi võimalik varajases faasis üles ehitada teisiti, kui kaasata ka välisinvesteeringuid, kas siis äriinglitelt, sõpradelt, tuttavatelt, riskikapitalifondidelt, moel või teisel peavad nad sinna ettevõttesse jõudma ja seda siis kõige esimeses faasis, esimese ringi investeeringuid nimetatakse siis eelseemne ehk pre-seed faasi investeeringuteks, seda me tõepoolest ka oma ettevõtetele aitame teha, kokku siis tänaseks ligi 29 miljoni ulatuses. Ja kui teil peaks siis olema oma ettevõte ja see kasvab ja areneb ja te tahaksite kuuluda sellisesse ägedasse keskkonda, siis meil on TalTechi kõrval täiesti linnak 5000 pluss inimesega, 300 pluss ettevõttega olemas teid ootamas. Toome teadlasi ja ettevõtjaid, startup ettevõtjaid ja tudengeid kokku, nii et siis selline ühendaja ja sillalooja roll on justkui meil. Aga räägime siis natukene täpsemalt ja räägime siis konkreetsest programmist. Nagu öeldud, küberkiirendi on kiirendiprogramm, mille on siis ellu kutsunud RIA koostöös Tehnopoliga, ehk siis me koos viime seda ka sisu poolelt ellu. Seda kaasrahastatakse siis läbi Digital Europe programmi, ehk siis rahastus tuleb sealt ja ka läbi Euroopa Küberpädevuskeskuse. Ajaraamist korra siis juba ettevaatavalt rääkides, esimene kiirendi alustab juba käesoleva aasta septembris ja teine kiirendi siis järgmise aasta kevadel, täpsem aeg on paikapanemisel ja sellest kindlasti anname teile kõigile aegsasti teada. Aga mida me siis pakume, ehk mida see kiirendi siis tõepoolest lauale toob ja mis on meie väärtuspakkumine teile? Kokku läbi 2 kiirendiprogrammi toetame me siis 15 ettevõtte arengut, ehk siis nendest 15 ettevõttest startup keeles saab 2 batchi, mõlemas batchis saab siis olema keskeltläbi 7-8 ettevõtet, oleme siis ühe osas nii-öelda paindlikud, et kumbale poole kaalukauss on, et kas esimene batch või teine batch on suurem. Tegemist on 6-kuulise programmiga, ma tahaks öelda intensiivse programmiga, aga ma teen kindlasti sinna sellise disclaimeri juurde, et kindlasti see ei tähenda seda, et kui te nüüd 6 kuuks programmi tulete, et siis te mitte midagi muud teha ei saa, et niimoodi see pole. Mida me eeldame, on tõepoolest ajalist panust selle meeskonna poole pealt ja mida meeskonna poole pealt veel on vaja, siis sellest räägime ka õige pea. Programmil on selge struktuur oma koolitusmoodulite ja mentoritega, aga teistpidi üritame me olla maksimaalselt paindlikud ka, et vastata siis iga ettevõtte vajadustele, sellepärast et ettevõtjad on erinevad, nende taustad on erinevad, taustast tulenev kogemus mingite asjade ärategemisel on erinev ja mitte kõigil ei ole võib-olla igat elementi vaja, üritame siis kohanduda sellega ja tõepoolest pakkuda täpselt seda abi, mida konkreetsel ettevõtjal vaja läheb. Ja seda abi pakume me väga paljuski läbi oma mentorvõrgustiku. Meil on juba tänaseks üle 140 tippeksperdi mentoritena kaasatud, kes katavad ära sisuliselt kõik erinevad valdkonnad, mida ühel võrdlemisi varajase faasi startup ettevõtjal vaja on. Et kui me alustame sealt teekonnalt minekut, siis sinna jääb nii ärimudeli disain, et kuidas üldse raha teenida ja mitte alati ei ole see kõige esimene, kõige võib-olla selline tavapärasem ärimudel, kõige skaleeritavam ja kõige toimivam ja parem. Vaatame kõvasti finantsidesse sisse, finantsplaneerimisse sisse läbi aastate, sellepärast et finantsplaneerimine startupi mõistes tähendab väga paljuski ka erakapitali rahastuse kaasamist ja kuidas see siis läbi erinevate ringide võiks siis teie finantsi mõjutada, mida siis ühel või teisel aastal on võimalik teha, kui palju laieneda või siis mitte teha. Aga ka kui me Eestist räägime, siis Eesti on hästi tugeva inseneride baasiga, ehk siis meil on väga-väga palju nutikaid insenere, kes suudavad ehitada maailmatasemel tooteid, teenuseid, aga mitte ilmtingimata ei suuda see insener siis maailmatasemel seda toodet või teenust ka müüa. Nii et ka neid oskusi kahtlemata õpetame, kuidas siis selles valdkonnas ka edukalt hakkama saada.
Lisaks sellele on Kiirendi programmis tagatud igale ettevõtjale kogenud juhtmentor. Et no te võite kujutada seda ette, et teie olete siis Ott Tänak ja teie käes on rool ja teie kogenud juhtmentor on justkui siis Martin Järveoja. Teie kõrval loeb legendi ja vaatab, et te päris kraavi ei sõidaks. Tagab selle, et sõit oleks siis võimalikult ohutu nii palju kui tema võimuses ja te jõuaksite võimalikult kiirelt siis ka sihtpunkti. Nii et kogenud ärimehed, ärinaised, kes on nõustanud sadu startup-ettevõtjaid ja tõepoolest oskavad siis teid ka oma hea nõuga juhendada. Lisaks sellele on vaja kuskil ju oma ettevõtet arendada, sellepärast et koroonaajast on paljudel soovimatus kodukontoris ainult töötada, siis meie juures ootab teid Kiirendi programmi ajal ka moodne ja täiesti tasuta kasutamiseks mõeldud keskkond koos kontoriruumidega, koos koosolekuruumide, kõige sinna juurde kuuluvaga, nii et kui te tahate olla üks osa sellest mõnusast startup kogukonnast, siis olete vägagi oodatud liituma. Ja jätsin siis kirsiks tordi peal kõige magusama osa, sellepärast et kõik muu on ju hästi tore, aga raha huvitab inimesi kohe väga ja kohe alati. Ja veel parem, kui see raha on osalusvaba ja IP-vaba, mis tähendab seda, et sellest teie ettevõtte osaluse tordist ei lõika mitte keegi ära tükikest ja ei ütle, et see kuulub nüüd pärast Kiirendi programmi mulle ega võta ka mingeid intellektuaalomandi õigusi. Sellist grantrahastust, mis on mõeldud siis selle toote või teenuse väljaarendamiseks ja turule toomiseks, on selles Kiirendis ette nähtud 48 000 eurot ühe ettevõtte kohta. Miks siis üldse Kiirendisse tulla või kellele see peaks olema? Nagu tegelikult juba läbi on käinud ka, siis Kiirendi aitabki uue toote või teenusega turule tulla. See Kiirendi on ka just sellesse faasi suunatud. Ehk kui teil on endal mingi mõte, mis on natukene juba kaugemale arenenud ainult mõttest, teil on sinna selline tuumikmeeskond ka juba ümber tekkinud, siis tegelikult Kiirendi aitab nii tootearenduse poolega kui ka äriarenduse poolega ja valmistabki ette siis tooteteenuse lansseerimisfaasiks, turule tulekuks, esimese ringi kapitali kaasamiseks. Nagu öeldud, kogenud mentorid, kes teid nõustavad, aitavad meeletult palju kiiremini soovitud eesmärgini jõuda ja enamik, kes Kiirendi programme lõpetavad, me küsime nende käest alati tagasisidet ka nii programmide kvaliteedi kui ka mentorite kohta, ütlevadki, et mentorid on vaieldamatult kõige parem osa igast Kiirendist, sellepärast et lihtsalt kui üks inimene on näinud ja paljuski ka ise läbi teinud kõike seda varem, ja väga-väga mitmetel kordadel, siis see nõuanne, mis temalt tuleb, on väga väärtuslik. Kiirendi käigus on hea toodet või teenust valideerida. Mis juhtub olema tihtipeale nendel samadel armsatel inseneridel on see, et nemad armastavad tooteid luua. Ja neid tooteid luuakse siis nii nagu inimesed stereotüüpselt vahel mõtlevad, et startupid loovad tooteid garaažis, no vahel loovad garaažis ka, aga vahel on loovad köögilaua taga või kuskil mujal hoopis, aga päris kindlasti enamik neist ei tunne ennast väga mugavalt, et minna siis välja ja seda täiesti poolikut toodet proovida siis potentsiaalse kliendiga valideerida, ehk talle näidata, saada tagasisidet, see tundub täiesti loomuvastane. Mina ehitan oma beebit, see beebi on kaunis, sest see on minu beebi, ma tean, mida ta tegema peab, ja siis tuleb keegi ja ütleb, et see ei sobi või sellel on midagi viga ja sellisena ma seda küll kasutada ei tahaks. Ja seda on hästi raske emotsionaalselt vahel taluda ja selle tõttu tundub palju turvalisem minna juba siis, kui toode on tegelikult lõpuni välja arendatud. Mis te arvate, miks see halb mõte on? Küsimus teile. Miks on halb mõte minna potentsiaalse kliendi juurde siis, kui toode näeb juba kaunis ja hea välja? Pakkuge, et magama ei jääks siin saalis. Ei ole valideerinud, jaa. Ehk siis tegelikult väga suure tõenäosusega olete raisanud nii aega kui raha, saamaks aru, et võib-olla 5 elemendist, mida teie pidasite selle toote lahutamatuks osaks, vajab klient ainult ühte.
ja ülejäänud 4 on tegelikult ressursi raiskamine. Ja kiire analoog on see, et kui te mõtlete mis iganes äpi peale, mis teie telefonis on, siis enamik neist teevad umbes, 15 erinevat funktsiooni. Ja kui te mõtlete nüüd kriitilise pilguga, kui mitut funktsiooni neist te päriselt kasutate, siis te saate üsna kiirelt aru, et see keskmine on umbes 2, maksimum 3 funktsiooni äpi kohta. Mõnel üksikul võib olla rohkem, mõnel üksikul vähem, aga keskmine statistika siis umbes selline. Et selleks, et aru saada, mida see klient päriselt vajab, ongi vaja võimalikult varakult sealt uksest välja minna. Ja me anname siis sellise positiivse tõuke sinna uksest välja minekule ja looma turvalise keskkonna ka siis, kui te tulete sealt uksest tagasi ja selle teadmise võrra targemad olete. Kiirendi aitab samamoodi tõsta varajase faasi startupi usaldusväärsust, ehk siis kui te olete midagi alles ehitamas, siis te lähete potentsiaalse kliendi juurde ja ega kliendid teavad ka, et väga paljud startupid ei õnnestu, teps mitte. Aga üldiselt suhtutakse suurema usaldusega nendesse startupidesse, kes siis ühes või teises programmis osalevad, lihtsalt sellepärast, et ka need ettevõtjad omakorda teavad, et see tõstab märkimisväärselt tõenäosust, et see startup mitte ainult ei jää ellu, vaid osutub ka edukaks. Ja kui me siis juba rahast ka varem rääkisime, et nii erakapitali investeeringutest kui ka grantrahastusest, siis lisaks sellele 48 000 eurole siis on meil ehitatud võimas investorvõrgustik, mis hõlmab investoreid nii Eestist kui välismaalt, sinna kuulub juba tänaseks üle 300 erineva investori, nii et meil on võimalus aidata teil siis ka erakapitali investeeringuid kaasata. Kui miks on selge, ehk miks peaks tulema, siis tekib küsimus, aga mida pakutakse? Pakutaksegi sellist kombineeritud programmi, mis siis loob silla mõlema poole vahel, et ühtpidi kõik, mis puudutab toote äriarenduse poolt ja teiselt poolt tegemist on küberkiirendiga, ehk siis kõik, mis on just selle valdkonna spetsiifiline teadmine, et kui mõned kogenud kiirendihundid võivad öelda, et ma olen juba kiirendis käinud, et mul rohkem pole vaja, et siis kui te olete küberkiirendis käinud, siis te võib-olla võite seda öelda, aga kui küberkiirendis veel käinud ei ole ja selle valdkonna tehnoloogiat tõepoolest arendate, toote lahendusi turule sellesse valdkonda, et siis kindlasti väärtuspakkumine peaks olema päris ahvatlev teie jaoks. Ehk äriarenduse moodulid on siin ka näha, nad paljuski reflekteerivad seda, mida tegelikult ma juba ütlesin, ehk me alustame üleüldse sellest, et kliendi probleemist aru saada ja tema vajadustest lähtuvalt väärtuspakkumist disainida. Ja see on jällegi üks asi, mis siis võib-olla inimesi tihtipeale paneb niimoodi ümber mõtlema natukene, et väga sageli alustatakse oma ettevõttega sellepärast, et mul tuli üks idee. Lihtsalt tuli, näiteks hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et võiks sellist asja teha. Ja mõtlemata, et kas seda lahendust, mida ma siis loon, on päriselt kellelegi vaja ka. Ja imetoredaid asju on ettevõtjad niimoodi loonud selliste ideede pealt väga toredaid tehnoloogilisi lahendusi, ainus mure on lihtsalt see, et keegi ei ole hiljem valmis sellest maksma. Ehk potentsiaalset klienti ei ole või kui isegi potentsiaalne on, siis ta päris kliendiks tegelikkuses ei konverteeru. Räägime ärimudelitest ka. Ärimudeli puhul tihtipeale inimesed ütlevad, et no mis seal keerulist saab olla. Minul on toode ja seal on klient ja ma müün selle toote maha ja kui keeruline siis seal ikka on, et nüüd ärimudeli kohta lausa eraldi treeningprogrammi teha. Aga ärimudeleid on väga-väga mitmeid, laiu. Mõnele regioonile sobib üks paremini kui teine, mõnele kliendigrupile sobib üks paremini kui teine. Kõik ärimudelid, kus sa saad kliendi käest raha ära võtta või ta tahabki, ütleme siis ilusamini, ta tahab sulle väga raha anda rohkem kui üks kord, on ettevõtjale kindlasti meelepärased, ehk siis selline kliendi hoidmine, et kui sa müüd talle maha midagi, siis sa pakud talle veel järelhooldust, veel parem on, kui sa saad midagi, ma ei tea, kuutasupõhiselt tellimuse peale talle toimetada ja nii edasi ja nii edasi. Räägime tootearendusest ja prototüüpimisest, kuidas lihtsate vahenditega tegelikult prototüüpida, räägime väga olulisest teemast nimega IP-strateegia
strateegia, ehk siis kui mul tekib üldse intellektuaalomand, siis kuidas seda kaitsta, et milline see strateegia peaks olema, mida, mis faasis, millises regioonis tegelikult kaitsta ja kuidas siis erinevaid kokkuleppeid erinevate osapooltega teha. Samamoodi räägime investorvalmiduse saavutamisest, ehk siis kuidas see erakapitaliturg üldse toimib, millised investorid alates siis sellisest kõige esimesest ringist, teie oma sõbrad ja lähedased, sealt edasi äriinglid, sealt edasi riskikapitalifondid, kuidas see maastik toimib ja kuidas see siis haakub omakorda erinevate grantrahastusvõimalustega, ehk kas grant ja erainvesteering koos on hea mõte või on halb mõte, kas grant on parem kui erainvesteering või on hoopis erainvesteering parem kui grant, kõik need teemad tegelikult käime läbi ja seal ei ole ühtset vastust, et kindlasti nii või kindlasti naa, vaid see sõltubki ettevõtte faasist, arendusvaldkonnast ja natukene ka suutlikkusest üleüldse erakapitali tõsta. Ja siis on see kõik tore toode ju valmis arendatud ja siis päris kindlasti on kätte jõudmas see aeg, kus tuleb seda klientidele näidata, nii et kuidas siis turule siseneda, kuidas seda strateegiliselt planeerida ja taktikaliselt ellu viia, et kõik need käsitööoskused anname ka teile kenasti kaasa. Kiirendi küberkaitsemoodulite poole eest vastutab Priia, sellepärast et see kompetents väga selgelt lasub neil ja väga olulised teemad ka tegelikult selles plokis siis läbi käiakse. Ja koolitused toimuvad siis paralleelselt, ehk siis moodulid jooksevad paralleelselt, te astute ühe sammu äriarenduse osas ja siis te astute järgmise sammu küberkaitsemoodulite valdkonnas. Räägime siis ohupildist ja peamistest trendidest, samamoodi käiakse läbi ka kõikide nende jaoks, kellele küberkaitse valdkond on täiesti midagi uut, kes soovivad alles sellesse valdkonda siseneda, kõik baastõed. Kindlasti siinkohal kolmas moodul teeb omakorda silla siis üleüldise tootearendusega, et ehk siis millistest põhimõtetest lähtuvalt ja mida tuleb silmas pidada, et kui sa arendad just küberkaitse valdkonnas oma toodet või teenust, et kui sa võid muidu mingit digitoodet ka arendada, et millised põhimõtted kehtivad seal, aga kui sa lisad siis küberi mooduli sinna juurde, et mis siis juhtuma hakkab. Kindlasti standarditest ja miks need üldse vajalikud on, tarneahelast, kolmandate osapoolte toodetega seotud ohtudest, veel ka logimisest, monitoorimisest ja andmekaitsest ja andmete töötlemise põhimõtetest. Nii et kõikides nendes valdkondades te saate siis oluliselt targemaks ja kui keegi on juba väga tark selles valdkonnas, siis üldiselt sellises startup kogukonnas kehtib see põhimõte, et sharing is caring, mis tähendab seda, et siis te saate ka oma teadmist tegelikult sellesama batch'i teiste ettevõtjatega kenasti jagada ja nemad jagavad omakorda teiega vastu seda teadmist, milles nemad superhead on. Keda me siis kandideerima ootame, ehk siis kes võiksid tulla avaldust täitma. Peamiselt on suudatud Kiirendi siis varajase valdkonna küberkaitsetehnoloogiaid arendavatele ettevõtetele, ehk ideaalis võiks ettevõte olla juba asutatud. Kui see nii ei ole, siis Eestis käib teatavasti ettevõtte asutamine ülihelikiirusel, et ma usun, et me oleme maailma tipp esiotsas selles osas, 10 minutit ja põhimõtteliselt ongi tehtud. Selleks, et lepingusse tulla, peab teil olema Eestis registreeritud ettevõte. Nagu öeldud, kuivõrd tegemist ei ole lihtsalt kiirendi, vaid on küberkaitsekiirendiga, siis mõistagi teie idee, teie toode, teenus peab just seda valdkonda adresseerima. See toode või teenus ei peaks olema ainult koduturule suunatud, vaid peaks olema oma iseloomult skaleeritav ja see puudutab väga palju ka siis asutajameeskonna sellist motivatsiooni, et kindlasti me kõrgemalt hindame punktidega neid meeskondi, kes suudavad seda rahvusvahelist ambitsiooni meile siis ka näidata. Ja meie vaatest on kindlasti eelistatud, kui selline MVP ehk siis minimum viable product, minimaalne toode on teil juba valmis arendatud, nimetagem teda siis kas minimaalseks tooteks või mitte funktsioneerivaks prototüübiks, aga et teil on midagi tegelikult juba olemas.
meeskonna poole pealt siis veel, teil peaks kindlasti olema olemas meeskond, kes suudab päriselt seda toodet siis kiirendi ajal arendada. Ehk see ei ole mitte ainult idee, et me kõik käime palgatööl, ja võib-olla 30 minutit nädalas suudame siis panustada sinna, sellest jääb väheks ja teistpidi me ka ei eelda, et te 6 kuuks võtate ennast kõikidest muudest kohustustest priiks ja nüüd arendategi ainult oma ettevõtet, kui see juba ei ole nii. Ehk siis varajase faasi startupide puhul on sagedane see, et tegelikult inimesed käivad veel ka põhitööl või käivad koolis või teevad veel midagi muud lisaks selle startup-ettevõtte arendamisele. See ei ole kuidagipidi keelatud, aga oma ajaressurssi peate te siis ise suutma jagada niimoodi, et tõepoolest areng kiirendi programmi jooksul toimub ja kindlasti sellist ajalist pühendumist enne lepingu sõlmimist me teiega ka valideerime. Millal ja kuidas siis sinna kiirendisse saab kandideerida? Esimene kandideerimisvoor sulgus tegelikult just reedel, nii et on põnev lugemine Anne-Liisal ja teistel siin ees, aga ärge heitke üldse meelt, me teeme tegelikult kohe uuesti veel teise vooru sellel suvel lahti, ehk siis me täiesti teadlikult lihtsalt selle mahu haldamiseks tegime selle 2 satsis, ütleme siis niimoodi. Juulis või augustis kindlasti avame uuesti kandideerimise, ootame uuesti ettevõtjaid kandideerima, hoidke meie kanalitel silma peal, et saada siis aimdust ja täpsemat informatsiooni sellest, millal uuesti kandideerimine lahti läheb ja programmi endaga alustame siis septembri keskpaigas. Ja septembri keskpaigast kuni siis järgmise kevadeni siis selle rõõmsa seltskonnaga ka purjetame. Nii et siin on ära toodud ka siis aadress, mille kaudu kandideerida saate, nii Tehnopoli veebilehes, uudiskirjas, sotsiaalmeediakanalites, kui te neid jälgite, siis päris kindlasti ei ole teil võimalik maha magada järgmist kandideerimisvooru, nii et kui kellelgi peaks olema huvi tekkinud kiirendisse kandideerimise vastu, siis olete oodatud küsimusi küsima ja kui küsimusi ei ole, tahaks lihtsalt kandideerida, siis hoidke silm peal, millal järgmine voor lahti läheb. Aga minu poolt olekski ülevaatena see kõik ja hea meelega vastan teie küsimustele, kui teil mõni küsimus peaks olema tekkinud. Aitäh, Kadri. Aplaus, aitäh. Ma tahan siin korraks nagu lihtsalt lisada siia juurde, mitte nagu küll küsimusena, aga lihtsalt, et me ootame siia sellesse kandideerima teatud neid ettevõtteid, et neil oleks mingisugune, et nad vastaksid juba mingisugusele, kuidas ma ütlen, küberturvalisuse probleemile. Just. Eks ju. Et see küberturvalisuse probleem, mida nad üritavad siis lahendada, võibki olla näiteks küberturvalisuse valdkonnas, umbes, kuidas teha oma ettevõtted küberturvalisemaks. Näiteks see võiks olla probleem, millele otsitakse lahendust. Või siis teine probleem, millele otsitakse lahendust, on see, et näete, et meil siin hetkel põllumajanduses toimub tohutu digitaliseerimine, eks ju, ja et kuidas seda põllumajanduse digitaliseerimist läbi viia niimoodi, et ei oleks häkkeritel võimalik vasaku käega sisse saada minu lüpsimasinatesse, eks ju. Et mingid sellised kas väga spetsiifilised või väga laiad, et see sõltub lihtsalt sellest, et kuidas seda tiimi ja seda asja on üldse nagu üles sinna ehitatud. Jaa, just see ma võib-olla nii palju täiendan, et kindlasti eelistatult ootame me selliseid ettevõtjaid, kes siis tõepoolest mitte selle toote või teenusega ei lahenda ära ainult oma isiklikku probleemi, vaid et neil tegelikkuses on ikkagi päriselt toimiv äriplaanis selle peale arendada, see äri võiks olla ideaalis skaleeritav, ehk siis kogu idee selle kontseptsiooni taga on ikkagi selles, et kui üks ettevõte arendab mõne lahenduse, mis võiks küberturvalisuse valdkonnale väärtust luua, siis ka paljud teised ettevõtted saavad tulevikus seda siis kasutada siis mõistagi raha eest selle ettevõtte poolt teenusena pakutuna. Just. Meil siin workshopi keskkonnas hetkel küsimusi ei ole. Kas saalis on? Palun. Suur tänu. See on küsimus, et jätkusuutlikkuse strateegia arendamine algusest peale startupi
ma kordan küsimuse üles nende jaoks, kes meid kuulavad, kas jätkusuutlikkus on üldse teema, mida on vaja siin selles kontekstis arvestada? See ei ole ametlikult üks sellistest hindamiskriteeriumitest, mida me ametlike punktide alusel nii-öelda hindame, aga ma vastaks sellele niipidi, et jätkusuutlik ettevõtte arendamine on pigem selline, ma ütleks tänapäeval hügieenifaktoriks saamas, ehk siis see, kuidas ettevõtet ennast sisemiselt arendatakse ja see, millist mõju omakorda siis ettevõtte toode või teenus üleüldiselt keskkonnale ja majanduskeskkonnale omab, et selle osas täpselt samamoodi, nii et tegelikkuses kõik ettevõtjad tänapäeval me vägagi kannustame, innustame ja ka aitame ja õpetame neid oma ettevõtteid just jätkusuutlikult majandama. Ja taga oli veel üks küsimus. Mul oli ka selline küsimus, et enne sa ütlesid ka, et insenerid teadsid mõtlevad üks toredaid asju välja, nad ei oska äris teha, et kas teil on ka siis praegu niimoodi, et kui keegi tahab, siis ta tuleb lihtsalt paneb oma idee sinna kirja ja siis te vaatate läbi ja vaadate, kas seal on mingit ärilist mõõdet või on võimalik mingit eelnevat konsultatsiooni saada? Eelnevalt natukene ikkagi on võimalik selles mõttes, et selliseid päris pikki konsultatsioone me kandideerimise faasi ei tee lihtsalt juba sellepärast, et luua siis võrdne võimalus tegelikult erinevatele kandideerijatele. Ta päris nagu kõige esimese faasi sammuks võib-olla ei ole sobilik, et kui on ainult inseneril idee ja tal veel ei ole meeskonda, tal ei ole mitte midagi tegelikult selle idee taha loodud, siis suure tõenäosusega on natukene vara. Meil on ka eelinkubatsiooniprogramme, et praegu kohe peast ei julge ühtegi kuupäeva välja hõigata, aga niimoodi üsna regulaarselt me neid ikkagi tegelikult korraldame, kus siis umbes sellise 3-päevase, me nimetame seda bootcampiks. Bootcampi raames on siis võimalik kiirelt valideerida, vaadata, kas sellest võiks midagi edasi saada. Ja üldiselt me ei võta kiirendisse vastu üksikkasutajaid, ehk siis kui sa oled oma meeskonnas üksinda ja sul on ainult idee, siis ilmselt esimene tuleproov saab olema see, et oma meeskonda täiendavate kompetentsidega inimesi juurde leida. Ja nüüd on meil 2 küsimust tulnud siia online'i ka, et kas avaldusi hinnatakse 2 kandideerimisvooru peale kokku või eraldi? Eraldi. Neid hinnatakse eraldi ja selles mõttes, et kõik need, kelle avaldused on meil juba 16. käes, need me hindame praegu juba ära. Ja teine küsimus, kas peab olema uus ettevõte või võib olla juba ettevõte olemas mõned aastad? Ettevõte võib täiesti olla mõned aastad toimiv, lihtsalt me ise ütleme, et kõige suuremat väärtust loome me nendele ettevõtjatele, sellepärast et programm on disainitud nii, et pigem see on sobilik neile, kes on oma toote või teenusega turule tulemas, aga see võib väga vabalt olla nii, et on toimiv ettevõte, aga lihtsalt arendab uut suunda, uut toodet teenust oma tooteliinis näiteks ja sel juhul võib kiirendi olla täpselt õiges ajahetkes. Kui teil on veel rohkem küsimusi, siis Kadri või tegelikult vist Anne-Liisa on, ma arvan, et nendest slaididest saab ka ja sellest küberkiirendi koduleheküljelt leiab kontaktid, kus küsimusi küsida. Just. Ja ka kui te olete juba nagu suhelnud meiega selle ürituse kontekstis, eks ju, et siis tegelikult, kuna meie oleme selle kiirendi taga, et siis me hea meelega vastame nendele küsimustele meie poolt ka, et Seiko lehvitab, tema on ka meil siin see inimene, kes aitab seda asja. Aitäh sulle, Kadri! Aitäh teile!